Tänapäevane võitmisele ja saavutustele orienteeritud ühiskond toodab meile iga päev noori, kelle puhul jäävad paljud olulised elulised väärtused tahaplaanile. Omanimelise suusakooli rajanud Jaak Mae plaanib näiteks oma suusakoolis seda kurba tendentsi muuta. Ta on veendunud, et aus mäng ja teised sarnased väärtused on palju olulisemad kui võitmine. Lootuses, et vast kõigil on kodunud tegelikult need põhielutõed ja väärtused juba vanemate poolt kaasa antud ja treeneritel ja õpetajatel jääb neid ainult kinnitada ja nii-öelda neid siis vajadusel võib-olla vahest meelde tuletada. Andrus Veerpalu dopingusaaga taustal on väga positiivne, et olümpiapronks Jaak Mae tegeleb aktiivselt ja varakult noorte väärtuskasvatusega. Eesti Olümpiaakadeemia juhatuse liige Aivar Haller usub, et just tippsportlasi tuleks ära kasutada taoliste oluliste sõnumite edastamisel avalikkusele. Ma arvan, et maailmas on üldse vähe nii võimsaid meediumeid, kui on sportlased. Sest ükski poliitik, ma küll spekuleerin nüüd, aga kui ma mõtlen selle peale, et Jaak tõi ise ka välja, Gerd Kanteri ja ma usun, et Eestis ei ole täna ühtegi poliitikut, kes võiks tekitada säärase liikumise ühiskonnas, nagu seda võib teha Gerd. Ja ma usun, et kui ta leiab ühe väärilise ettevõtmise, millele oma tugi taha panna ja mida isegi vedama hakata missionärina mingil hetkel, siis meie ühiskonnas hakkavad toimuma väga suured muutused. Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis aset leidnud koolitusseminar Väärtuskasvatus noorte spordis tõi päevavalgele nii mõnegi olulise fakti, kuidas tuleks noorte väärtuskasvatusega tegeleda. Tallinna Rocca al Mare koolis peetakse näiteks eriti oluliseks 3 peamist väärtust. Need on õnnelikkus, vaimsus ja eetilisus. Kõik inimesed, kes on Rocca al Mare kooliga seotud, et nad oleksid õnnelikud, et kõik see tegevus, millega me iga päev toimetame, et see oleks vaimne ja et selle sama kõige juures me käituksime eetiliselt. Et need on tänasel päeval 3 põhilist väärtust, mis on meile väga olulised, kuigi et see ei tähenda seda, et teised ei ole, vaid need on prioriteedid. Jaak Mae on veendunud, et mida varem noorte väärtuskasvatusega alustada, seda parem. Väärtused ja hinnangud saavad alguse kodunt ja lastetoast ja juba nii-öelda koole läbi treenerite siis sportlastesse need kinnistuvad ja see on meie kõigi ühine töö ja sealt siis suurte sporti jõudes on nii-öelda väga hea ja lihtne siis juba nii-öelda sinna suurde maailma jõuda, kus kehtivad siis omad ausa mängu põhimõtted. Seminaril osalejad on veendunud, et väärtushoiakuid tuleb rakendada sihikindlalt igapäevatöös ning selles protsessis peavad osalema nii õpetajad, lapsed kui lapsevanemad.